Minu nimi Toomas, TPD-s olen töötanud üle 7 aasta, 8 aasta jookseb ja töötan transpordikorraldajana. Minu ameti põhilisteks tööülesanneteks on siis kullerite töö koordineerimine, suhtluse vahendamine klienditeeninduse ja kullerite vahel, pealekorjetellimuste edastamine kulleritele ja tegelemine kullerite jooksvate probleemidega. Panen arvuti käima, vaatan üle meilid, üle pealekorjetellimused, vastan kiirematele meilidele ära ja siis teen ühe tuuri laos. Vaatan üle korra kullerid, tegelen kiiremate asjadega, siis suundun tagasi arvutisse ja hakkan jooksvaid probleeme lahendama. Telefoniga tööd, helistamist on minu töö juures väga palju. Ehk siis kohati on selline tunne, et telefon kõrvalist ära ei tulegi. Ehk siis see inimene, kes seda tööd tahab teha, peaks sellega arvestama. Suhtlust on väga palju. Töönädal näeb välja siis järgmine. Tööpäev algab kell 8, reeglina lõpeb kell 5, kell 6. 5 päeva nädalas, erand korras vahest ka laupäeviti. Ettevõtte poolt on ette nähtud sporditoetus, kolmapäeviti puuviljad, ühisüritused. Samuti on meil igal 3 korrusel kööginurk, kus siis saab kohvi juua ja kes tahab, võib endale koha peal süüa valmistada. Inimene, kes tahaks transpordikorraldaja tööd tegema hakata, tal peaksid olema eelteadmised transpordist ja logistikast, et tal tekiks see üldine pilt, millega ta üldse tegeleb. Kindlasti peaks tal olema hea stressitaluvus, ta peaks suutma jääda igas olukorras rahulikuks, mitte närvi minema, paanikasse sattuma. Töö sobib nii nooremale kui vanemale inimesele, otsest füüsilist koormust selle töö juures ei ole. Vahest tuleb natuke ringi joosta, aga see ei ole nii määrav. Kui sa oled enda jaoks valinud transpordi ja logistika suuna, siis soovitaksin kindlasti õpinguid jätkata Tallinna Tehnikakõrgkoolis.